Oluline, mis ma tahtsin esile tuua, on see, et see teadmistepõhine, mis ka siis rahvusvahelises keeles on ka vastutustundlik ja moraalne, et kui ma ei tea, mis toimub, mida inimesed ootavad, kus neil valmisolek on, mida nad tahaksid teha, mis on nende tahe, kui ma seda ei tea ja otsustan oma parema äratundmise järele mingis väikes rühmad, siis tegelikult ma ei ole ka moraalne, ma ei ole ka vastutustundlik. Et selles mõttes enne uuri, püüa aru saada, kaasata neid sihtrühmi, keda sinu otsused mõjutavad. See on tegelikult siis eetika põhimõte väga lihtne, et ära tee teisele seda, mida sa ei taha endale. Et ära hakka ka oma kogukonnas, kas kohaliku tasandil, maakonna tasandil või riigi tasandil tegema midagi teiste nimel, kui sa ei ole püüdnud neid oma paati saada, aru saada, kuidas nende kasu on. Sest kui me räägime näiteks riiklike arengukavade mõjude hindamisest, on väljundid, on tulemused ja on mõjud, siis tulemus on kasu ja kasu on sihtrühmadele. Ja kui need inimesed teie ümber kogukondades ei saa aru, mis on tulemus ehk kasu neile väärtustes, toimetulekus, suhete paranemises, usalduse suurenemises, siis on me ei saa öelda, et oleks tulemust ja me ei saa öelda, et me oleme ka moraalsed. Aga nüüd, kuhu ma tahtsin välja jõuda ja mis mind on tegelikult kogu aeg kollitanud, on see, et minu kogemus siis sattudes majanduskomisjoni nõunikuks või konsultandiks kõigepealt, mul oli veel Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond lõpetamata, kui ma olin juba siin konsultantmajas, siis lõpetasin ära 2 kuu pärast. Oli see, et erinevate Riigikogu komisjoni liikmetega ma pidin rääkima täitsa erinevas keeles. Ma sain aru, et ma ei saa rääkida nendega ühte juttu. Ja kujutage näiteks ette, Uno Mereste, akadeemik, pangandusuurija ja teiselt poolt Aime Sügis, kellega ma koos tegin esimest toiduseadust. Kuna see oli nii ebaoluline seadus teiste poliitikute arvates, siis suunati Aime Sügis suurde saali esinema ja mina tegin talle kõnet ja püüdsin siis kirjutada nii, et see oleks ettekantav. Ja jällegi Aime Sügise ka tuttavaks saamine, mul oli minu ema kaudu oluline võib-olla, kes on ka mullas olnud ja maalapsena, aga et ei ole üks lugu nüüd ökokogude seostest. Vist Tartu Ülikooli oratoristika ringi kaudu, kus sai Alan Watsi ja budismi asju uuritud omal ajal, minu kätte sattus Jan Kaplinski tõlgitud Finkhorni aed raamat. Omal ajal käsitrükis, kui need liikusid sellised copy-paste'id. Ja ma viisin selle ka oma emale lugeda. Ja ema ütles, et jah, et meil Lõuna-Eestis on ka siin neid hingeaedu olnud, et kohti, kus ei niidetud, kus jäeti putukatele ruumi elamiseks. Et see on meil kogu aeg olnud. Et see tegelikult, et me avastame mingit asja kuskilt teistest riikidest tehtud asjade peale, mis tegelikult on oma kultuuris olemas olnud. Seda me võime leida igal hetkel peale. Aga edasi nüüd see, et kui te kohtute Riigikogu liikmega, kes igaks õhtuks tahab olla järgmine kord võimul, siis on teema tõesti see, et mida ta lugenud on, kus ta pärit on, temaga kontakti saada. Ja kui sa tahad teda aidata siiralt, et tal oleks rohkem teadmisi nendes asjades, kus ta peab sõna võtma, kus ta peab hääletama, siis kuidas seda teha? Et see on tegelikult see üsna keeruline avaliku teenistuse ülesanne ja tegemist ei ole Maalide või onu Jüridega kuskil, kes on ajakirjaniku sihtrühmad näiteks, et kuidas neile aru saadavad ja öeldakse, et see peab olema nii lihtne 6. klassi haridusega inimesele, aga poliitikutele, kes tunnevad, et nad on võimul ja nad ei taha välja näidata, et nad rumalad on, siis on see üsna keeruline. Nüüd, siin on taustküsimus see, et kuidas ökokogukondade liikumise ja ühenduse ka rahvusvaheliselt, kaiahariduse muud sõnumid teha arusaadavaks ja kuidas jõuda nende inimesteni, kellest sõltuvad need otsused. Siin on Madise algus, et see ei ole lihtne ja kuidas näidata, et see on kasulik, näiteks maaelu arengukava viimane ka, et kuidas ta aitab luua töökohti, kuidas aitab luua sotsiaalset sidusust ehk usaldust inimeste vahel. Et see tõendamine, eriti projektide väljaamise puhul on siis teinekord üsna triki ja mulle tundub sageli, et ühenduste juhatused peavad selle raske töö ära tegema, sest ennast oma pead vaevata igasuguste süsteemiteooriate, ideoloogiate ja asjadega, et see võib elurõõmu mõnel inimesel nii ära võtta ja niivõrd et sellepärast ongi vaja natuke delegeerida, et seda vankrivedajad siis peavad ennast läbi närima sellest bürokraatiast. Nüüd selle ruumilood natuke ka, et nüüd viimase 6 ajaksul mul on 2 erinevat põhjust siin olla, oli infoühiskonna konverents 17.05
ja tegelikult on maailm seotud ka virtuaalselt interneti kaudu. Ja kui kunagi oli Sukumaasingu Valgevarese lugu, nõukogude ajal käis käsikirjadena, kus oli see, et looduses üks valgevares ei tarvitse teist iial näha. Siis inimühiskonnas sa vahel raamatute või interneti kaudu saad teada, et maailmas on veel teisi sinusuguseid. Ja mulle tundub, et ka teie olete niimoodi kokku saanud väga paljud, et kuidas leida üksteist. Aga siin nüüd see infoühiskonna, siis mul on ka mõned faktid olemas, et tegelikult suur osa inimesi on kolinud interneti kaudu suhtleb ja ei tarvitse bussipileti raha kulutada selleks, et koos olla. Ja maapiirkonnad tegelikult on üllatuslikult sama aktiivsed interneti võimaluste kasutajad kui linnades. Seda näitavad siis viimased Tartu Ülikooli Meema rühma uuringud. Ja nüüd teine asi oli eile. Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsioon, kus ma ka Sotsioloogide Liidu kaudu panin käe külge 1999-2000. 10 aastat on sellest saanud ja eile oli siis 3 komisjoni ühisistung koos kodanikuühendustega siin ruumis. Aga üle poole komisjonide liikmetest ei olnud kohal. Ja mulle tundub, et praegu on siin majas väga raske aeg. Inimesed on, ka poliitikud ennast avalikel üritustel vist väga ei taha näidata. Et siuke mulje mul vähemasti tunnetuse järgi oli eile. Aga edasi. Siis veel aeg kitsas, aga nüüd edaspidi saab kuskil nüüd levitada, et mõned tekstid, mis on internetis kättes, mida ma olen varem kirjutanud. Et nüüd siin on ka muu hulgas siis kogukonnad ajakiri lükkas edasi pioneeri ühe teksti, kus ma siis olen kirjutanud, et maarahva põliskultuur on ökoloogilise Eesti omakapital ja sõnade pärast ma väga ei muretse, ökomaa või muu, teas, et kasutada siis neid, kus sihtrühm elab. Aga siin tagapool on ka tegelikult siis sotsioloogia rollid. Sotsioloogiste uuringuid kui peegeldus parlamendi turul kodanike ühiskonnale, mis on siis olnud tegelikult minu eriala ja mis teemadele mul on ka sel aastal rahvusvahelisi konverentsi Exeteris ja Madridis. Madridis eriti keeruline, kuna tuleb rääkida võrdlevalt teiste riikidega korruptiivse käitumise fenomenidest. Juve lugu. Kui ma seda lubasin, siis ma ei teadnud, et see asi nii vahtu läheb. Nüüd siis mõned takistused kuulates Ülot. Ma kirjutasin veel ja riblasin ja siin taga on veel kuskil 50 slaidi, kuhu me ei lähegi. Aga ma võtsin mõned grupid kokku. Ja just see küsimus, et suhtlemise või enda arusaadavaks tegemise ja kuidas jõuda ja laiendada oma sõnumit oma kogukonnas, kus ühenduse liikmed elavad. Et siin siis selles võtmes. Esimene siis selline teemade ring, mida tahaks esile tuua, on siis ühenduse sisene ühiskeele kujundamine ja siin ka Kaia või maaema siis maakeeles haridus ja muud teemad, et ikkagi piisavalt kaua peab koos soola sööma, hakata rääkima ühist keelt ja minu sõnum siin võib-olla oleks see, et mitte kinni joosta nagu sõnadesse, mida kasutatakse. Vaid nii nagu vanasõna ütleb, et näe puude taga metsa, nii ka võiks erinevate sõnade taga, mida inimesed kasutavad, sõnad erinevatest kodudest, erinevad raamatud lugenud, näha seda, mida siis püütakse seda ühisosa. Et mitte sõnadesse kinni jooksma ja mitte hakata vaidlema sõnade pärast, kuigi need terminid on väga tähtsad ja ma saan aru, et Ülo mulle kohe vaidleb vastu. Juba mõttes, et kui meil ei ole kokku lepitud termineid, me ei jõua kuskile. Aga ma ütleks niimoodi, et isegi sotsiaalteadlased omavahel ei suuda kokku leppida. Sotsiaalsel sidususel on 3 erinevat definitsiooni erinevates seltskondades. Et rääkimata siis veel rahvast üldiselt. Ja minu sõnum ka listis oli see, et ma loodan, et suudetakse kokku leppida aja jooksul, võib-olla isegi teha oma selline sõnaraamat kuskile sinna koduleheküljele ja et need sõnad oleks kuidagi seotud ka selle maarahva maakeelega. Et kui me räägime põhiseadusest ja selle rahvakultuuri kestmisest üle aegade, siis ka tegelikult oma sõnade, oma murdekeele kasutamine kaasaegse elu rikastuseks on tegelikult nagu lihtsalt missiooni küsimus. Vähemasti panna siis 2 või 3 sõna koos, et vanad uued oleks olemas. Näide, mida ma olen toonud selle keele hoidmise mõttes ka erinevate organisatsioonide ühiskeele kujundamisel on see, et kui me selle kohaliku maarahva keele tähendused ära kaotame, siis me tegelikult iga termini taga on funktsioon. Näiteks ravimtaimede puhul naistepuna või sõna jumal, mis on üle 5000 aasta siin maal olnud. Sõnad on oma sooma-ugri tausta pealt on jume, see on tegelikult tervis, side kosmosega, kui soovite. Sellel on palju erinevaid tähendusi.
kui me selle vana tähenduse sealt tagant, kui me ei tea seda, siis ei kõnele meie jaoks ja tegelikult üks ressurss, üks väärtus on meil puudu. Et sõnum on jah, et kui te valite sõnu ja keedate seda ühiskeelt liikumise alguses ja rahvusvaheliste koostööpartnerite kaudu ka siis inglise ja hispaania ja prantsusekeelsed võrded võiks olla kõrval, nii palju kui võimalik on, siis ärgem unustagem kohalikku maakeelt, mis on seotud kohalike asjadega, millel on oma ülesanne, vanal terminil. Jah, et jume, jumikas, jumal, et sul on hea jume, see tähendab, et sa oled ühenduses jumalaga või jumalate, kuidas keegi soovib, nii võiks ka tõlgendada. Ja ma olen andnud ka ühele MTÜ-le nime Jume, Rakvere naised tegid ühe ühenduse, et 40+ tunneks rõõmu elust ja minu arvates läheb neil väga hästi. Nüüd teine siis, nagu tasand, et Eesti öko, rohe, maa, küla ja muu kogukondade koostöövõrgustikud. Kui me räägime tegelikult eestkoosteorganisatsioonidest ja ma olen teinud eestkooste nagu strateegiad näiteks Eesti Üliõpilaskondade Liidule koos kaasamismeetodite koolitustega, siis on küsimus see, et need, kes on lähedaste eesmärkidega, ühendused Eestis, kohalikul, maakonna, riigi tasandil, rahvusvaheliselt, et püüda nendega luua selliseid koostöövõrgustik koalitsioone, et juhul, kui on mingisugune jama kuskil, on vaja jõud koondada, minna lahingusse, siis oli Ülo nagu väide ka, et kui ikkagi on vaja minna, siis on vaja minna, kui kokku lepitakse. Et oleks valmis, oleks siis muutuste juhtimiseks nendega, kes vähegi võiksid kaasas olla. Ja ise ma olen nüüd siis olnud Kodukandi liikumise juhatus näiteks ja ökoturismi ühenduse asutaja ja neid ühendusi on veel üsna palju. Et kaardistada nüüd enda jaoks ära ja informeerida enne oma sündmusi, teisi ühendusi, püüda neid kaasa võtta ja juhul, kui on tõesti vaja mõõdida poliitikat, siis on ühest ühendusest alati vähe. Mulle tundub nii, isegi siis, kui on jõudu küllalt palju. Ja nüüd tegime ühe projekti Küpo kodanikuühiskonna portree, kus me saime äriregistrist kõikide kodanikuühenduste andmebaasi kätte, et keskkonna looduskaitse, keskkonnaharidusega Eestis tegeleb praegu üle 1000 ühenduse. Ja isegi riigiametnikud, kui neil on mingi näiteks looduskaitseseaduse muutmine, nad ei suuda neid üles hästi leida, aga see on nüüd tegelikult teema, et kui paljusid teie suudate katta kohalikul tasandil ja leida siis sealt näiteks, kui te panete sinna kui lähed sisse seal näiteks panete öko või panete näiteks oma maakonna nime, siis te saate kätte kõik, kes selles maakonnas on registreeritud. Ja seal on ka liidrite nimed. Et püüda teha koostööd. Aga alati selle kaasamisega on see, et kõigepealt tuleb kunagi sai Mäterlinki tõlgitud, et sinilinnast, et kõigepealt ärge kunagi andke ära oma lambiõli ehk oma põhijõudu, et enne tuleb tugevdada oma keset, oma tuuma, oma ühendust ja siis tegelikult kulutada energiat natuke teiste peale. Et praegu mulle tundub veel, et nagu teistega tegelemiseks ei ole veel võib-olla päris õige aeg, sest oma jõudu, oma keelt on vaja veel tugevdada. Sellised mõtted käigult. Aga nüüd juhul, kui on tarvis hakata mõjutama poliitikat ja siin on ometi võib-olla koolitusteemad, olen lugenud kodanikuühendustele siis, et vähemasti 16 mõjutamise kanalit Eestist kuni Euroopa Inimõiguste Kohtuni välja. Vahepeal on siis oma piirkonnast valitud Riigikogu liikme nööbist võtmine või koos vallavalitsusega planeeringute tegemine muud asjad. Et sõltuvalt teemast, asjast kodanikuühendused situatiivselt mobiliseerivad jõu ja teivad ära. Ja Asser Murutar kunagi ütles juhtimisringis hea sõber, et 3 kokku leppinud inimesed suudavad rohkem ära teha kui 3000, kes pole mitte milleski kokku leppinud. Teid on juba rohkem. Nüüd järgmine tasand, siis on tegelikult ökokogukonnad ja ühiskond meie ümber Eesti maapiirkondades, linnades, internetis, kuidas tundma õppida ja kaasata minu, sinu, meie rahvast. Ma tagasi selle nagu sotsioloogiliste uuringute juures, nagu alguses ütlesin ka, et mis mind on nagu kummitanud ikkagi, et kui me püüame teha väga hea nagu uurimismetoodika, mis ei oleks manipuleeriv, need küsimused ei annaks juba vastused ette näiteks, et inimesed saaks vabalt oma tunde mõtte välja tuua. Siin on sellised olemas ka erinevaid tehnikaid, kus meil käis siin üks Mr. Bonanno külas Ameerikast 91, ütles niimoodi, et nemad panevad sotsioloogilise uurimismeetodi niimoodi püsti, et nad käivad 3 päeval külapoes ja ristivad inimestega rääkimas, siis saavad teada, mis inimestele on tähtis ja siis 4.–5. päeval hakkavad koostama metoodikat, kuidas siis süstemaatilisemalt uurida ja nii edasi. Et nüüd uuringute puhul, milliseid küsitlusi teha, kuidas vestelda, et hiljem saaks seda kasutada ka argumendina, et me küsitlesime, me rääkisime ja teie arvamused on juba esindatud siin mingite asjade puhul.
et see on omaette võib-olla koolitust väärt ja ma arvan, et Ülo oleks väga hea nagu ka sissejuhatuse siin, et kuidas uurida ja ma olen vahel kasutanud ka, mul täna jäi Parmobil teiste pükse taskusse, olen alustanud vahel oma ettekandeid ka erinevates kohtades. Näiteks Brüsselis Euroopa Parlamendi ühel konverentsil Smolnõis ja ka siin majas korduvalt. Aga see viis, mida ma olen Parmobili mänginud, on tegelikult siis see, et Kevade filmist, Eesti film 100. Kui mina alles noor veel olin, ei mina teadnud muud kui seda, mis mina nägin silmaga. Viis läks käest ära, aga need vaatlus on sotsioloogia põhimeetodeid. Vaatlus. Ja mida rohkem me oleme nagu erinevaid võib-olla maailma tundma õppinud, seda parem on meil nii-öelda vaatlustehnika kahe kõrva vahel. Ja selleks on vaja koos arutada, koolis käia, mõelda, sest nii-öelda mitu pead on mitu pead, see on läbilöögi võime nagu eeldus, sest me kunagi ei suuda olla targad kõikides küsimustes ja üksteist täiendades me nagu võidame. Aga jah, et enne uurime oma kogukonda, oma ümbrust, kui me seal ka mingi algatusega välja tuleme, see on võib-olla soov, rääkimata riigi tasandist üldiselt. Nii, ja siis mõned asjad veel. Väga lühidalt, et on olemas palju pabereid, aga need pabereid ei tööta. Üks nendest on Säästev Eesti 21, säästva arengu ideoloogia ÜRO-st mujalt. Aga need olulised on võib-olla see ka, et lahti rääkida omavahel ja siin ka poliitiliselt, et see kultuurilised, sotsiaalsed, keskkonnalised ja majanduslikud asjad omavahel ühes terviklikus seoses. Ja kui üks ära võtta, siis tegelikult kuskilt taburet hakkab nagu kõikuma. Ja kuidas need asjad omavahel seotud on, kui teha strateegiat, siis on kodanikuühiskonna teooria, see on üks oluline asi, on autonoomia küsimus, iseseisvuse küsimus. Et kui mul on valikuvabadus ja see eeldab ka seda, et mul on piisavalt tulud, et ma saan endale leiba osta näiteks, siis ma olen nagu vaba. Et selles mõttes ka see majanduspool, mida paljud humanitaarid, sotsiaalteadlased väga ei väärtusta, kui see tervikust puudub, siis asjad ei toimi. Ja ökokogukonna liikumise ja rahvusvahelised, see on ju tegelikult suurtes skeemides on kõik olemas. Küsimus on ka, kui me teeme konkreetset ühendust, ka siin need tervikud oleksid omavahel seotud. Nii, ja mõned andmed tahaksin ka tuua. Üks siis Asseri Murutari artikkel 2002 selles, et kuigi ökokogukonna liikumine ei ole seotud ainult küladega ja maapiirkondadega, kuigi öeldakse, et see peab olema maa peal seotud, aga uue maailma selts tegelikult teeb ka potipõlendus linnas väga hästi ja vaatab, et talunikud saaksid õiget asja, tooksid linna ka. Nüüd siis taust, et see maarahva kultuuri võtmes, et kuna aristokraatia on tõesti olnud aja jooksul nagu mujalt pärit, et siis nagu sellised alused, et Oskar Loorits, Kaarel Liidak, maaideoloogid, aga siis indiaanipeadlik Seattle, et me teame, et maa ei kuulu inimesele, vaid inimene maale. Ja need Oskar Loorits, Kaarel Liidak on rõhutanud väga palju seda, et maa ja maaelu, maaline elulaad, side maaloodusega tegelikult sunnib jääma ka eestlasi siis eestlaseks mõnes mõttes või maarahvaks, kui see side ära kaob kogemuslikult. Me ei räägi teoorias raamatu lugemisest, vaid oma kogemusega. Siis tegelikult võiks öelda, et see rahvas ajalooliselt kaotab ära osa oma juuri. Nüüd, miks ma selle välja tegelikult võtsin, et ei ole, eks ole kummaline, et rändlinnud tulevad alati koju tagasi. Kas tõesti ainult putukate ja konnade pärast? Ja tänapäeva terminitega siis Frommile viidates tähendab see, et inimese territoriaalne identiteet määrab paljus selle, milles seda usub ja mida uskudes ta vastavalt ka toimib. Kui meil on side olemas, kui see keskkond meie jaoks kõneleb, nii kultuuri, looduse, majanduse, inimsuhete võtmes, siis tegelikult me oleme selle ära kodustanud, nagu väiksed printsid. Ja see toimib. Ja nüüd siis suhted inimeste vahel, usaldus, traditsioonide alalhoidmine, tahe ühistegevuseks nii külaga külade vahel või ka linnaosade vahel, kui me võtame siis linnalise keskkonna näiteks. Nüüd lähen andmete juures natuke edasi. Et nüüd need maasutsuste uuringud. Ülag on öelnud, et ei ole korralikke uuringuid ja mina ütleksin, et ei ole ühtegi perfektset uuringut, aga mõned teated meil on. Ja nüüd need maasutsuste uuringud, kus ma olen osalenud, kus oli siis 3 ülikooli teadlasi seal juures, psühholoog, sotsioloog, tehnikaharidusega inimesi,
siis käisime meid külast ringi ja leidsime siis seda, et umbes 2/3 meie inimestest, kes elavad väikelinnades, külades, asulates, tunneb end iga päev või vähemalt kord-paar nädalas loodusinimesena, osakesena loodusest ja neile meeldib looduses töötada. Et see tegelikult, see vana maarahva kultuur, see tunnetus on olemas. Vaatamata sellest, et isegi uuringud näitavad, et inimesed elavad Lasnamäel või Mustamäel, nad tegelikult, kui näiteks küsida, kas sa tunned ennast rohkem maa- või linnainimesena, siis ta tegelikult vastab sulle, et ta tunneb ennast rohkem maainimesena. Tal on maal mingi koht, käik, kus ta tahaks rohkem olla. Et see inimese nagu enese vastus, noh, kui tal anda valida, kallutab maa poole igas mõttes, kus me ka ei elaks. Ja ökokogude liikumine võib-olla jällegi siis selles mõttes ka, ma ütleks nende rahvuspsühholoogiliselt, aitab uuesti need teemad tuua päevakorda, et inimesed saavad ennast samastada ja ära tunda. Ja leida ka uuesti sident võib-olla oma koha, kus nad ei ole ammu käinud. Et see võiks olla ka selline nagu kaudsem ülesanne. Nüüd siis teine teema, et hinge, nime, õnne, pere, värava, õue ja muu tuttava lähedase puu ütles endal olevat 2/3 inimestest. Ja puud elavad, puudel on hing, usub üle poole. Selles mõttes see vana maarahva kultuuri uskumine, et kõik on elus ja mitte ainult puud, vaid isegi kividele oma mikroasjadega omistati seda, kui me mõtleme jällegi siis kaasaegsetele süvaökoloogilistele uuringutele, kus on võetud asjad peaaegu automaatselt lahti, siis need seosed on samamoodi, et selles mõttes see vana maarahva kultuur ja uskumine, et nad on elus, need kooslused toimivad, noh, püsib. Ja nüüd samuti on siis seotud igasuguste surma ja muude ennetega, et kui näiteks puu murdus koduõues, siis leiti, et keegi jääb haigeks, keegi läheb ära. Ja et jällegi selle rahva nagu hingest need asjad nagu üles leida uuringutega kogukonnas, mida millesse usutakse, aga mida ei usaldada teistele rääkida. Sest inimesed arvavad, et neid peetakse ullikesteks. See tegelikult võiks olla ka üks selliseid missioon. Kohe jõuan veel üheni. Nüüd on ootused külavanema kui kogukonna juhi rollile. Et iga tegelikult kogukonna liige on ka mingil määral selline mõttekandja, eestvedaja, teemajuht, kes tuleb oma teemaga välja ja püüab ka teistele jagada seda, mida ise on uuritud. Et need ootused tegelikult on väga kõrged. See on selline külavanemate uuringu näited ja ka väikelinnade peale käib, et tegeldakse ühistegevusega. Et seistakse kogukonna ja küla nagu õiguste eest ja seda mõeldes siis suhetes kohaliku omavalitsusega või ka kaugemal. Siis hoida alal külatraditsioone. Aga need, kes on juurde tulnud, need ka peaks teine tundma õppima. Kodukandi liikumisel oli näiteks selline strateegia eesmärk, et need, kes on tulnud hiljem juurde, et need kodustatakse ära, tutvustatakse neile kohaliku kultuuri ja looduslugu. Ja vahel on ju päris selge, et isegi lapsed, kes on koolis ja lasteaias saanud uut teadmist piirkonna kohta, hakkavad õpetama kodus oma vanemaid. Nüüd siis ühtekuuluvustunnet, et juhid suudaksid seda nagu luua. Ja kuidas seda luua, see on üsna keeruline. Madis psühholoogiharidusega võib-olla oskab anda siin häid nippe näiteks. Siis ühine vastutus, algatusvõime, uued traditsioonid ja paljud muud. Ja viimane selline killuke siin siis Marju Lauristini ettekandes siin saalis. Ma nagu vahetan siis nagu teemat või plaati, et kus Eesti rahvas siis asub ja siin on siis nagu elu piirkonda kaudu, et kes kasutavad erinevaid e-ühiskonna võimalusi, sõltumata sellest, kus nad elavad, mis nad teevad. Ja nüüd, et see maapiirkond nagu kogukonnad on tegelikult oma liidritega igati nagu pildil ja need on täiesti uued võimalused. Ja nüüd, kuidas siis uue tehnoloogia võimalusi kasutada ära ka selleks, et kui inimesed valivad endale meelepärase elukoha, kus on vähem müra, kus on rohkem puutumata loodust, kus saab olla ise, kus saab olla tõelist luksust omada, milleks on sageli vaikus. Et tegelikult sellised inimesed saavad teha koostööd üle Eesti ja pakkuda välja selliseid kasulikke nutikaid lahendusi, kuidas mingid ühte või teist probleemi lahendada. Ja nüüd lõpetakski võib-olla või paneks ka oma jutule siin tagasi tulles mõttega kunagisele Ülo õpetusele mulle, kus oli vähemasti 20 probleemikategooriat. Teaduslik, hariduslik, tehnoloogiline, poliitiline, seal oli hästi palju neid. Siis kõige lühem probleemi definitsioon, mida ma elus kuulnud olen, pärineb hoopis Marju Lauristinilt. See on see,
et probleem on see, mida inimesed probleemiks peavad. Mott. Ja kui 3 inimest peab mingit asja probleemiks, king pigistab. Näiteks teie kolmekesi. Või kui teeme rühmatöid, et mis on probleem, millest ökokogudel ühendus võiks alustada, mis vajab lahendust. Ja nüüd, kas me saame seda ise lahendada, või me peaksime seda lahendama koostöös teiste kodanike ühendustega, või me peaksime seda lahendama koostöös kohalike omavalitsuste liitudega, või on vaja sekkuda riigi tasandile, et kust juhtimise tasandil see lahenduskoht on. Ja kui vähegi võimalik on, siis püüda ise teha, mitte sõltuda. See autonoomia, vaba inimese vaba tahe, kus vähegi võimalik. Et nüüd ärme lõhume siis ära teatud liigitustega, seda, mida inimesed probleemiks peavad, võiks siis ülaga koos soovitada. Aga seda liigitada me saame hiljem, kui te olete oma probleemid ära rääkinud, kui mitte täna, siis järgnevatel kordadel. Ja nüüd siis ka, et järgmine samm on siis see, et mis on siis esmatähtis, millest tuleks alustada, et tugevdada kõigepealt oma ühenduse tuuma. Mitte kinkida energiat nagu väljapoole liiga palju, või ühenduse tuum ei ole lihtsalt tugev. Et mida siin teha, ehk siin tuleb siis tegevuse järjekord ja siin on vajadusel, kui suudate konsensuses kokku leppida, siis tuleb hääletada, et mida me teeme esiteks, teiseks ja kolmandaks. Ja võib juhtuda, et keegi, kelle asi ei ole sattunud esimeseks, teiseks või kolmandaks või on tagapool, siis loodetavasti on nii kannatlik ja säästlik teiste suhtes, et arvestab siis selle demokraatia printsiibiga, et paremat lihtsalt ei ole leitud. Et ise tunnen ennast väga praegu harali olevat nende asjade juures, aga ma praegu paneksin siin selle koha peal koma ja ma loodan, et te saite vähemasti mõne mõttekillu, mida te ise nagu edasi sünteesite. Aitäh!